Tere, ilusat päeva ja täna on teemaks siis elektroonika alused. Miks ta on jäänud kõige lõppu, selles mõttes, et põhjus väga lihtne. Elektroonika alustes on vaja tegelikult teadmisi nii elektromagnetismist, nii alalisvoolust, nii vahelduvvoolust ja sellepärast ongi ta jäetud niimoodi kõige lõppu. Ja nagu me siin sisu korraski vaatame, siis lähebki lahti algus elektroonika ajalugu, väga vajalik asi, siis tulevad elektroonika põhimõisted, elektrivool, pinge, takistus, Ohmi seadus, Coulomb'i seadus, Kirchovi seadused, Joule-Lenzi seadus ja võimsusarvutus ka väga vajalik. Nii, siis tuleb punkt 3, elektroonikaskeemid ja nende lugemine. Mis on kondensaator, mis on induktiivpool, mis on diood, mis on LED, valgusdiood, mis on transistor, mis on toiteallikad, lülitid ja kõik sellised asjad. Siis on elektriahelate koostamine, analüüs, vooluringid erinevad, no ja päris tähtis pool on siis alalisvoolu ja vahelduvvoolu muundamine, täisperiood alaldi, poolperiood alaldi ja siis on ka alalisvoolu toiteplokk ja natukene on puudutatud ka lõpus digitaalelektroonika aluseid. Aga ma juba ütlen ette, et digitaalelektroonika läheb tegelikult kontrollertehnoloogia ja muu selle sissejuhatava osa peale ja tema on juba tegelikult oma olemuselt teine teema, aga elektroonikas kasutatakse sagedasti ka digitaalelektroonika komponente. Nii et selles mõttes kõik see on ka ülitähtis omada ettekujutust. Selge see, et iga teema kohta me võime siin ohjeldamatult tundide kaupa teha pikki loenguid, lahendada erinevaid ülesandeid ja nii edasi, kuid kuna meie teema on põhimõtteliselt sissejuhatus elektrotehnikasse ja elektroonikasse, siis selle sissejuhatuse te ka siit kätte saate. Peale selle tahan teile välja tuua ka sellise toreda pooleni, kui mida teil tuleks kindlasti vaadata. Siin õppematerjalides, Moodle kursuses on elektroonika aluste juures on 3 Tartu Ülikooli videofaili. Ja kui te olete selle esimese osa läbi võtnud ennem testi tegemist, siin tuleb ka oma test ära teha, mille tegemise tähtaeg oleks kindlasti, tuletan meelde, 15. mai. See tähendab see, et selleks ajaks peaks olema meil kõik asjad ilusti ühele poole saadud. Ja ennem tuleks vaadata läbi siis need kolm videot. Üks siis puudutab valgusdioodi, üks puudutab transistorit ja siis on ka veel transistorvõimendi. Need on niisugused elektroonika aluste selline väga tähtis osa, mis väga ilusti seletab ära, kuidas me arvutame valgusdioodi jaoks vajalikku täiendavat takistit, et mitte kindlasti otse vooluringi ühendada, olenevad muidugi pingest ja nii edasi. Ja siis on transistori ehituse tööpõhimõte, milleks transistorit kasutatakse, transistori põhifunktsioon juba ütlen ette, seal ka toonitakse, ta on lülitamine. Ja siis kolmas on transistor võimendi. Nii et palun need ilusti läbi vaadata. Siin on ka olemas iseenesest üks esitlus, kuidas töötab alaldi klassikaline toiteplokk ja ka
seda soovitan kindlasti teil üle vaadata, ennem kui te põhimõtteliselt testi hakkate tegema. nii et siin on see, et mismoodi kondensaatorit kasutatakse silumiseks ja nii edasi ja nii edasi. aga see on siis sealjuures vajalik, kus me jõuame teemani aladel. aga nagu ma siin ennemgi mainisin, siis iseenesest kõik see materjal on ilusti siin kirjas ja vaatame nüüd niimoodi kiirmeetodil läbi, millele oleks kindlasti vaja tähelepanu pöörata. noh, kindlasti seesama, nagu oli alalise vahelduvvoolu peal, et mis vahe oli Edisonil ja Teslal ja Edison pooldas alalisvoolu, arendas alalisvoolu teemat ja Tesla arendas vahelduvvoolu teemat. nii et selles mõttes vajalikud mõlemad on tänapäeval kasutusel, nii et ei saa öelda, et üks teine või teine parem oleks. 20. sajand, suur areng, kui hakati kasutusele võtma pooljuhtelemente ja nende pooljuhtelementide kasutamine transistorite ja dioodide integreeritud vooluringide tootmises viis tegelikult elektroonikarevolutsioonini ja tänapäeval ma ei kujutaks ette ühtegi arvutit või kodumasinat või ükskõik missugust tehnikavidinat, kus ei ole elektroonikakomponente. see võimaldas siis arendada kaasaegset arvutustehnikat, telekommunikatsiooni, sidet ja kõike seda, kuhu me oleme praegu välja jõudnud. nii, esimene transistor leiutati siis 1947. aastal Ameerika Ühendriikides 3 teadlase koostööna ja siin on ka seda transistorit siis iseenesest kujutatud. nii, elektroonika põhimõtteliselt on ikka see, et elektrivool, amper on voolutähis, pinge, siis mis on takistus, kõik need asjad käivad ka elektroonika poole pealt läbi. samuti Ohmi seadus, I võrdub U jagatud R-iga ja kindlasti Coulomb'i seadus kirjeldab jõudu, mis toimub kahe laetud keha vahel ja seda seadust kasutatakse laetud osakeste vahelise elektrilise jõu arvutamiseks. siin on ilusti näide ja kõik sellised asjad. Kirchhoffi esimene seadus, Kirchhoffi teine seadus, vooluseadus esimene seadus ja noh, oma olemuselt need on sellised asjad, Ohmi seadus, Kirchhoffi seadused, need on need, mida elektrist, elektroonikast kindlasti teadma peaksite. Matemaatiline seos ilusti, vooluringi mingisse punkti suubuvate voolude summa võrdub nende väljuvate voolude summaga. nii et noh, midagi keerulist ei ole. ja siin on ka ülesanne, näide toodud ja Kirchhoffi pingeseadus ütleb, et suletud vooluringis on kõigi pingelangude summa võrdne pingeallikate summaga. vooluring, kõige elementaarsem, patarei, lamp, siis vooluallika elektromotoori jõu summa võrdub lambil tekkiva pingelangu summaga. see tähendab, et vooluringi igas suletud silmuses peab kogu pingete summa, kui me kokku liidame, olema 0. nii lihtne ongi. nii et ja siin on ka ülesanne Kirchhoffi seaduse kohta ilusti välja toodud.
Joule-Lenzi seadus ütleb, et elektrivoolu käigus arenev soojusenergia on võrdeline voolutugevuse ruudu, takistuse ja ajaga, mille jooksul vool läbi takisti läheb. Matemaatiline seos ilusti välja toodud ja ka näide. Võimsus. Võimsuse arvutamine alalisvoolu ja vahelduvvoolu korral toimub küll erinevate meetoditega, kuna nende voolutüüpide omadused on erinevad. Ja siin on ka siis toodud välja, kuidas võimsust alalisvoolu puhul arvutatakse P võrdub U korda I, lihtne. Ja vahelduvvoolu puhul, siin on pisikene see, et tuleb ka eraldi, ma toon siia välja ka selle, mis erinevus on siis vahelduvvoolu puhul, kuna siia tuleb juurde siis koosinus phi, mis on voolu ja pinge vaheline nurk. Ja võimsusi vahelduvvoolu puhul on ka natukene rohkem. Nii, siin on nüüd elektroonikaaskeemid, sümbolid ja hakkame takistist peale, tingmärgid, seda me vaatasime ka alalisvoolu puhul, on erinevad Ameerika maal ja meil, aga põhimõtteliselt ühikuks on ohm ja tähis on R. Värvikoodid on eraldi toodud, aga nagu ma mainisin, kõige parem variant on võtta multimeeter ja mõõta selle takisti nominaalväärtus. Selge see, et siin antakse nende värvikoodidega viga ja kõik sellised asjad, mis on elektroonika puhul, eriti peenelektroonika puhul väga tähtis, aga sellegipoolest see info, mis siit tuleb, on vajalik. Siis on takistid, mis on muutuvväärtusega, siis on põhimõtteliselt reostaadid ja potentsiomeetrid, nii et ja kondensaator, selline tore element, mis siis kasutatakse elektrienergia salvestamiseks, ajutiseks salvestamiseks ja kondensaatori põhiline omadus on siis elektriline mahtuvus, mis on füüsikaline suurus, mis näitab, kui palju elektrilaengut suudab kondensaator hoida antud pinge juures. Elektrilise mahtuvuse ühikuks on farad ja elektriline mahtuvus valemina on siis C. Antakse siis sellise valemiga, kus on laeng ja pinge. Nii, siin on toodud veel kondensaatorid puudutavad valemid ja need on kõik siin ilusti kirjas. Kondensaatori tööpõhimõte ja oleneb siis kondensaatori mahtuvus kindlasti plaatide pindalast, plaatide vahelisest kaugusest ja dielektrilistest omadustest. Kas see materjal, mis asub seal plaatide vahel, on parema või halvema laenguga või halvema dielektriliste omadustega, salvestamisomadustega. Ja kondensaatorid liigitatakse siis elektrolüütkondensaatorid. Need on siis polaarsed, mis tähendab, et need tuleb ühendada õige polaarsusega. Positiivne klemm plussil, negatiivne miinusele. Kindlasti tuleb selle kondensaatori puhul tähendada seda, et vale ühendamine võib põhjustada kondensaatori plahvatuse või lekke. Nii. Neid kasutatakse laialdaselt toiteallikates, kus on vaja suurt energiasalvestusvõimet vahelduvvoolu komponendi silumiseks. Nii, siis on keraamilised kondensaatorid. Kasutatakse keraamilist materjali, need on väikese mahtuvuse, kuid väga stabiilsed ja töökindlad.
Ja keraamilisi kondensaatoreid kasutatakse siis peamiselt kõrgsagedusrakendustes ja võrgufiltrites, kus on oluline kõrge töökindlus ja kiire reageerimisaeg. Nii, ja tüüpiline mahtuvus on piko kuni nanofaradid, aga nad on ka hästi laialt kasutuses. Ja siis on plastikkilekondensaatorid, kus siis dielektrikuna kasutatakse õhukest plastikkilet, näiteks polüestrit või polüpropüleeni, ja neid kasutatakse tavaliselt rakenduses, on vaja väga täpseid ja stabiilseid komponente, näiteks sagedusfiltrites, mõõteahelates ja nii edasi. Neid iseloomustab madal lekkevool ja pingetaluvus. Nii, ja siis on olemas miga- ja klaaskondensaatorid. Miga-kondensaator on väga täpne materjal, selline miga muskoviit, kõige levinum, mida kasutatakse elektri isolatsioonis ja elektroonikaseadmetes, ja on ka biotiit, seal sisaldub rohkem rauda ja seetõttu vähem kasutuses, kuid kasutatakse tööstuslikes rakendustes. Põhimõtteliselt tegemist on mineraalidega, nii et ei tohi nagu eksida selle vastu. Siin on miga kohta veel toodud eraldi vähe pikemalt juttu, et miga omadused, mida ta kestab ja nii edasi. Ja siis on omaette teema on superkondensaatorid, mis on nagu hästi palju Eestiga seotud, vähemalt kunagine selline käivituspool on sealt alguse saanud. Nii et põhimõtteliselt superkondensaatorite kohta me saame ka siit lugeda töö põhimõte. Kasutatakse tänapäeval päris laialdaselt transpordiseadmetes, näiteks lühiajaliselt suhteliselt kiire aja jooksul toimub superkondensaatori laadimine ja ta on võimeline seda energiat siis pikema aja jooksul ka välja andma, nii et ta oleks nagu ühtepidi natukene meenutab meile patareid, aga põhimõtteliselt ta on sarnane selle aku teema juurde, et aku muidugi laeb ka aeglaselt ja tühjeneb aeglaselt, sama on siis ka superkondensaatori puhul kiire laadimine, aeglane tühjenemine, aga need mahtuvused ei ole muidugi väga suured, aga niimoodi pidevates transpordiga seotud süsteemides, näiteks ära kasutades pidurdusenergia, laeb superkondensaatori täis ja pärast seda pidurdusenergiat saab siis mootori töö juures kasutada. Nii. Siin on superkondensaatori kohta materjalid, mida kasutatakse ja mis on elektrolüüdid. Nii. Siit te saate siis siit põhimõtteliselt välja vaadata. Nii, induktiivpool, ülitähtis komponent, salvestab energiat magnetväljas ja seda kasutatakse siis sagedusfiltrites energia salvestamisel ja mujal. Ka tema on salvestav, aga tema salvestab, kui kondensaator salvestab mahtuvusliku poole pealt elektrienergiat, siis induktiivpool salvestab magnetvälja kaudu elektrienergiat. Ja seda kasutatakse siis väga laialdaselt sagedusfiltrites. Siin on toodud ka mõningad valemid. Ma leian siit ka mõned niisugused näpukad, kus seda valemit ei ole näha, aga põhimõtteliselt need ma käin veel siin üle ja parandan ära. Ja siin on siis toodud erinevad mähised, toroidmähised, võimsusinduktorid ja mähiste kasutusvaldkond ja funktsioonid.
siin seletatakse ära, kuidas toimub energia salvestamine, kuidas töötavad filtrid, mida kasutatakse, kus siis toimub erinevate sageduste filtreerimine, näiteks toiteallikates kasutatakse mähiseid pingekõikumiste tasandamiseks ja müra vähendamiseks. siin on toodud ka üks selline LC filter, tema skeem, kus on siis kasutusel nii kondensaatorid kui ka üks induktiivpool. LC filtrid koosnevad siis mähisest L ja kondensaatorist C ja see ongi nimetus LC filter. ja peamised tüübid on siis madalsageduslik filter, pildil ilusti välja toodud, kõrgsageduslik filter ja ribapääsufilter, mis siis filtreerib ära, annab meile edasi konkreetse sagedusriba, mida me tahame saada. Selliseid filtreid siis kasutatakse, noh, kui te olete siin muusikafännid, siis võimendustes, kõlarites ja nii edasi, kui on vaja näiteks mingit sagedust mingi kõlariga edasi anda, siis on kindlasti vajalik filtrid vahele panna. ja siin on ka veel selline filter, mis näiteks blokeerib kindla sagedusriba ja laseb läbi signaalid, mis on sellest ribast kas kõrgemad või madalamad. see kasutatakse süsteemides, kus on vaja summutada kindlaid sagedusi, näiteks häirivate sageduste või resonantsi eemaldamiseks. sellised filtrid tänapäeval on väga niisugune teemakohased kõikvõimalike droonitõrjesüsteemide ja selliste asjade puhul. nii, siin on nendest filtritest natukene juures teema, kuidas siis toimub võimendustrahvod, signaali võimendamine. nii et kõik see on siin ilusti meil kirjas. siis on natukene siin räägitud ka solenoididest, mida kasutatakse mehaanilise liikumise jaoks, aga see on meil kõik ka siin varem juba läbi võetud. diood. noh, siin on induktiivpoolist veel natukene juttu. väga hea. ja diood. noh, toodud ilusti niisugune väike klaasdiood, mida tänapäeval elektroonikaseadmete puhul väga laialdaselt kasutatakse. sümbol on selline. mis on diood? diood on elektrooniline komponent, mis laseb ühtepidi elektrivoolu läbi, teistpidi mitte. kui sa niimoodi väga lihtsalt seda üritame seletada. ta on valmistatud pooljuhtmaterjalidest, tavaliselt ränist või germaaniumist. dioodi üks peamisi omadusi on selle asümmeetriline juhtivus, mis tähendab, et see juhib voolu ainult ühes suunas. seal dioodil on kaks pooljuhtkristalli, P-pooljuht, positiivne pool, N-pooljuht, negatiivne pool. P-N-siirde kohas tekib depletsioonikiht, kus augud ja elektronid omavahel kombineeruvad, luues elektrivälja, mis takistab edasist laengute liikumist. ja siin on siis PN-siirde mõiste, B-tüüpi pooljuhtmaterjal, mis sisaldab vastavalt positiivseid laengukandjaid ehk auke. augud on tekkinud tänu sellele, et B-tüüpi materjali lisatakse spetsiaalseid lisandeid. N-tüüpi pooljuht, mis sisaldab valdavalt elektrone ehk negatiivseid laengukandjaid.
ja N-tüüpi pooljuhtmaterjali lisatakse tavalised lisandid, näiteks fosforit, mis annab materjali ühe elektroni rohkem kui tavaline räni ja see tekitab elektronide ülejäägi. ja PN-siire, kuidas moodustab ja depletsioonikiht ja elektriväli. elektronide ja aukude liikumise tõttu jääb N-tüüpi piirkond positiivseks, sest elektronid on lahkunud. P-tüüpi piirkond negatiivsest, augud on liikunud välja. See tekitab elektrivälja, mis takistab laengukandjate edasist difusiooni PN-siirdes. sisuliselt käitub PN-siire takistusena, mis ei lase voolu läbi, välja arvatud siis, kui dioodile rakendatakse sobiv pinge. ja siin on need edasisuunaline siire. kui B-pool on ühendatud positiivse, N-pool negatiivse pingega, siis sisse ehitatud elektriväli nõrgeneb. ja kõik see on siin ilusti kirjas. on dioodide erinevaid tüüpe. tavaline diood, voolu juhtimine ühes suunas. Zener-diood on mõeldud töötama tagurpidi siirdes ja kasutatakse pinge stabiliseerimiseks. LED on siis need dioodid, mis annavad meil valgust. Schottky diood, madalama pingelangusega diood, kasutatakse suure kiirusega kõrgsageduslikes vooluringides ja fotodiood, mis genereerib voolu vastuseks valgusele. nii et kui valgusdiood teeb valgust, siis fotodiood, nagu nimetus ütleb, tekitab elektrienergiat. nii, ja siis on nendest dioodidest natukene rohkem juttu ja selle juures on siis kindlasti soovitav vaadata läbi ka rahulikult see slaidiprogramm. ja siis on meil järgmine väga tähtis komponent, milleks on transistor. ja transistori puhul siis neid on ka erinevaid tüüpe. Bipolaarne ühendtransistor on üks levinumaid transistorid, mis koosneb kahest erinevast tüüpi pooljuhtkihist, NPN või PNP struktuuriga. Need PN on seesama nagu dioodiga, nagu tegemist oleks kahe dioodiga. ja PJT struktuuris on kolm peamist osa, on kollektor, baas ja emitter. ja siin siis natukene räägitakse transistori tööpõhimõttest ja transistori muud erinevad tüübid. erinevad transistori tüübid, mida me siit ka võime välja lugeda. ja transistorid kasutatakse tavaliselt kahte tüüpi, kaks seda kasutusvaldkonda, mitte kahte tüüpi on siin rohkem. ja siin on ka juures see, et mis puhul neid kasutatakse. aga kindlasti on lülitusfunktsioon transistori puhul ja võimendusfunktsioon. ja neid te nägite selles Moodle keskkonnas, kus kohas on need 3 Tartu Ülikooli videot. et kui te need läbi vaatate, siis ma arvan, et te saate ka transistori ja dioodi tööpõhimõttest natukene parema ülevaate. nii, ja siis on räägitud siin ka natukene toiteallikatest, nende kasutamisest, et elektroonikas kindlasti on tavalised lülitid, lülitite klassifikatsioon
ja skeemide koostamine ja lugemine. siin on pildid transistori kasutamine lülitina, et panna valgusdiood tööle. siin on küll tingmärgid on üle lahe, üle ookeani, aga sellegipoolest. nii, ja siis tuleb muidugi veel siia takistite jada ja rööpühendus, kondensaatorite jada ja rööpühendus, siis on induktiivpoolide jada ja rööpühendus, kuidas muutuvad mahtuvused ja kõik nii edasi, kaasa arvatud katoiteallikate jada ja rööpühendus, mis tänapäeval näiteks üldse droonimaailmas on nagu ülitähtis. ja siis on natukene veel siin vooluringidest juttu, aga kõige tähtsam osa on siit ka läbi võetud. nii et toonitan, tuletan meelde, kindlasti panen teile kirja ka, et elektroonika test on vajalik ära teha hiljemalt 15. maiks. aga mida varem te selle ära teete, seda parem muidugi on. siin õnneks üks üliõpilane on juba selle testi ilusti edukalt sooritanud. aga see on vaja ka meil siis ära teha, nii et minu poolest võite rahulikult testid ära teha ja kui teil praktilised ülesanded on tehtud, siis me Kristi Tõrbiga siis jälgime, et te ka oma arvestused, oma hinded ilusti kätte saaksite. nii, aga minu poolt kõik. tänan tähelepanu eest ja kui on küsimusi, siis alati olen nõus vastama, kas läbi Moodle keskkonna või läbi emaili. nii et ootan teie tulemusi.